Tere! Erinevalt paljudest muudest selgroogudest on Jätsiralli hooaja oma murtud. Jätsiralli piirid pole suletud ja karussel alustab hooaja teist poolt. Teeme seda eelmisel etapil esimest korda võidurõõmu maitsnud rullnokk Raksi kodurajal. Kas meeletu võidupeo järel on Raksist asja? Saame teada üsna pea. Raksi sprint pole ainult sõnade sprint. Sussi siin sahistada ei saa, sest loeb ainult kiirus ja veel kord kiirus. Tere tulemast rajale, mis võrreldes eelmistest on sootuks erinev. See on betoonkindlus, me sõidame öörajal ja ka sellise imeasjaga saab radade meister Hot Wheels suurepäraselt hakkama. Start antakse enam-vähem pilvepiirilt, kus tänapäeval lennukid enam ei lenda ja on seetõttu ohutu. Kõik selleks, et saavutada ulmeline tippkiirus. Siis ootab ees kottpime tunnel, mis nõrgematel juba niisama läbimisel püksid märjaks teeb. Aga sõitjaid ootab peale tunnelist tulekust suur hüpe. Juhul, kui maandumine õigesti õnnestub, tuleb kohe jälle peale suruda nii, et kopsud istmes kinni, sest ees ootab neoonvalgustusega sirge, peale mida saab pulsi alla lasta, sest ongi finiš. Kihlveokontorite favoriit on loomulikult Kooremaalt võidu võtnud kodus võistlev Raks, kuid kiireid sõitjad on palju ja kõige rohkem maitseks võid siin loomulikult Raksi sõbrannale Smuutikesele. Aga esimene start. Vastamisi pehmelt öeldes hooaja jooksul korduvalt käpuli kukkunud Härmavili, kes on läbinud tänaseks katuse peal rohkem meetreid kui 4 rattal ja legendaarne rahaboss Balbino Classic, kes peale järjekordset nulliringi oma Šveitsi mehaanikud puhkusele saatis Põhja-Koreasse. Aga kui sa ikka oled spordimees, siis stardis sa oled ja siin nad on. Start on läinud ja Classic on nüüd küll pöörase soos. Kõik sujub tema jaoks ideaalselt, erinevalt Härmaviljast, kes taas sussid taeva poole viskab. See polegi hetkel tähtis. Daamid ja härrad, meie silmad on seda näinud. Balbino Classic on esimest korda jõudnud finišisse. Härmavili on ikka konkreetne käpard, natuke nagu meie rahvustoit hapukapsas. Hääl on vali, aga kõht täis ei saa. Ajad on siis sellised. Balbino Classic 2:01 ja Härmavili katkestas. Järgmine paar, Onu Eskimo, kes teadagi peale eelmise sõidu ebaõnne pidi kodus naise karmi kätt tundma. Tube koristama, pesu pesema, koeraga väljas käima ja nii edasi. Vaene mees. Jätsiabi dieet jätkus, aga see risu tossab nüüd juba enne, kui esimene start on antud. Kas tõesti nii, et me ei näegi Jätsiabi selles stardis? Hetkel tundub küll nii, sest vanameister lastelemmik tassitakse rajalt traktorikärus minema ja pannakse karantiini. Aga mis saab? Ennast pakkus asemele raja ääres ringi luusinud Nurr. Kuna koorejäätis on elus kõike näinud, siis tema vastu polnud, peaasi, et sõita saaks. Karmilt antakse nüüd minna ja hüppesse minnakse küll rattas. Nurr oma debüütvõistlusel näitab kohe hambaid, aga Onu Eskimole vastusaamine on siiski veel võimatu. Onu Eskimo aeg 2:01, Nurri aeg 2:10. Nurr tegi küll väga hea sõidu ja hea lõpuspurdi, aga hetkel peab võistlema ilmselt pronksmedalite eest. Raksi esimene vastane kodurajal on koorejäätis. Nähes, kelle vastu sõitma peab, avas Raks muretult järjekordse kurgisool veepurgi, sest seda kraami on tal viimastel päevadel tervise turgutamiseks peale eelmise etapi võidupidu ohtralt kulunud. Ei mingit muret, aga tundub, et päris korras Raksil siiski kõik ei ole. Ta on otsustanud startida nii kehva venna kui koorejäätise vastu tagurpidi. Selline alandus pani koorejäätise tööle. Ta puhus kõik torud puhtaks ja on saanud enne finišit sisse enda kohta meeletu kiiruse. Ta ei hoia tagasi ja surub lõpuni. Raks ei anna järgi, ta pingutab samuti lõpuni tagurpidi sõites, aga ülbus saab tasutud. Kohe avasõidus saab ta litaka ära. Ajad on küll peaaegu võrdsed, aga 0,2 sekundit on koorejäätis ikkagi kiirem. Karm, aga aus tulemus. Ajad koorejäätis 2:17, Raks 2:19. Nüüd teie ees Smuutike. Ökomootor on senisel hooajal olnud edu valem. Vastaseks Vanilla Ninja, kes hooaja jooksul pakkunud nii mõnegi vägeva õhulennu. Kiirust on mõlemal, sellest pole kahtlust. Hea aeg, paneme ka kõik paika. Läbi tunneli tullakse samas tempos, aga oi ei, Vanilla Ninjat pingutab taas kord üle. Smuutike on kindlus ise, tuleb kindlalt lõpuni ajaga 2:06 ja lõpetab uhkes üksinduses. Kordusest näeme, et Ninja uhke lipp takerdub raja trossidesse ja siis enam pääsu pole. Sellist laksu juba iga päev ei näe. Õnneks on Ninjal luutkondid kõik terved ja järgmisel etapil näeme teda taas rajal. Smuutikese aeg siis 2:010.
parimad ajad on teie ees. Onu Eskimo sõidab Põhjad 2.01, Balbino Classic 2.03, Smoothike 2.06, Nurr 2.1, Koorejäätis 2.17, Raks 2.19 ja 2 katkestajat ka sellel hirmsal rajal Vanilla Ninja ja Härmavili. Seega 3. koha heitlus Nurr versus Smoothike, medalisõit. Smoothike jäi kõige napimalt finaalist välja. Nurr üldse esimest korda sõitmas ja oma sõbrale karantiinis passivale Jätsiabile toomas siit igal juhul häid punkte. Võrdselt saadakse minema, kuid Smoothike haukab pärast hüpet liialt äärekivi ja ponnistab, mis ta ponnistab, aga hoog raugeb. Nurr tunneb ennast mõnusalt ja suudab tulla lõpuni, mis tähendab, et Jätsiabi saab tänu sõbrale siit kirja oma selle hooaja esimese poodiumi. Suur aplaus! Loodetavasti on Jätsiabi KOV-test negatiivne ja järgmisel etapil on ta juba uuesti ise rajal. Igatahes pits kangemat on Jätsiabil nüüd sõbrale vaja välja teha. Ja ees ootamas suur finaal. Onu Eskimo, kes pikalt mõeldud pensioni peale, ei saa oma pensionifondile pilku heites mingit jõudu elu lubada. Tuleb edasi rassida ja tööd teha. Balbino Classic on igal juhul juba teinud enda kohta imet. Süües kasvab isu, eriti rikastel nagu Balbino Classic. Ja finaal on alanud. Onu Eskimo läheb hüppesse ja teeb seda tõesti võimsalt. Maandudes on valameister lähedal väljasõidule, kuid kogemused toovad ta rajale tagasi. See eksimus maksis ka ikkagi esikoha. Balbino Classic, senine Põhjamudas solberdaja, tuleb ja võtab siit oma hooaja esimese võidu. Ajalugu on tehtud, Balbino Classic võidab Raksi sprindi. Raksi sprindi järgne tabel on selline: 12 punkti Balbino Classicule, Onu Eskimole taas magusad 10 punkti. Edasi Jätsiabi saab siis kirja oma hooaja parimat 8 punkti, Smoothike 5, Raks läks oma ülbuse ohvriks ja võtab siit vaid 3 punkti. Üldtabelis näeme aga seisu, mis on äärmiselt põnev. Onu Eskimo läheb taas väikesele pausile tabeli üldliidrina 39 punktiga. Smoothikesel punkte 2 vähem 37, Raks hetkel veel 3. kohal 30 punktiga, aga oi-oi kui valus on tema jaoks hetkel see, mis toimus tema enda kodurajal. Vanilla Ninja, kes alustas hooaega 3 järjestikuse poodiumiga, on saanud nüüd 2-0 kirja ja 26 punktiga 4. Koorejäätis on stabiilne, vaid 1 katkestamine hooaja jooksul annab 22 punkti. Jätsiabi tänu sõbrale tõusis 15 punktiga tabelis ülespoole. Härmaviljal ja Balbino Classicul nüüd võrdselt 12 punkti. Mõlemad on 1 etappi võitnud. Raksi sprindi poodiumit on ikkagi ilus vaadata. Balbino Classic on ehe tõestus sellest, et alla ei tasu anda. Punnitada tuleb, investeerida tasub ka, siis tuleb ka lõpuks tulemus. Kas see jääb tema ainsaks võiduks tänavusel hooajal, seda me veel ei tea. Igal juhul tabelis tõusta on tal võimalus, sest etappe ootab meid ees veel palju. Järgmisel nädalal pühime linnatolmu jalgadelt ning kivame juba mullastele põldudele. Kohtume laupäeval kell 18.00, kui ees ootamas taluralli, kus lisaks kiirusele on vaja ka loomulikult tarka talupoja mõistust. Kohtumiseni!